No kui tavaliselt on nii, et talve algul ei jõua inimesed ära oodata, millal see tali siis lõpuks tuleb, siis nüüd on küsimus, kas ilmad ikka tiba soojemaks ka hakkavad minema. Praeguse jutiga on nii, et eile oli küünlapäev. See öeldakse, et siis on talv on läbi, et talve selgroog on murtud, ma ütleks niimoodi, see selgroog veel hakkab kasvama. Ja ta on praeguse jutiga, ta läheb igal juhul veebruari keskpaigani kindlasti on ta sama külm, siis ta võib-olla natuke leebub seal vastlapäeva paiku, aga selle eest läheb pehmemaks ja hakkab lund tulema. Nii et ütleme, veebruari teine pool ja märtsi algus on, ta tuleb veel lumelisa, et ma ütleks niimoodi, et praegu on veel pool lund on taevas, nii et ta tuleb lumelisa küll. Seda, et külma ilma peaks veel pikalt jaguma, näitab ka see, et majade juures toidulisa otsimas käivad linnukesed on söönud ennast justkui pallideks. Et linnukesed on niimoodi, et tal ei ole see õhukene suletegi, aga mis seda külma kinni hoiab. Ja see ongi pekk, nagu öeldakse. Aga ta on selline pekk, nii et ma olen vaatanud need, kes on kaugemalt tulnud, kes ei ole nii hea sööma peal olnud. Need on natukene kiitsakamad, aga nagu mina kutsun neid jutumärkides pojaarid, need on ümarad ja siis teise peale kade ka, kui teine tahab natuke võtta, aga nendele jätkub kõike. Ka Kuusk ei ole veel esimest korda okast lasknud. Ja ta peaks nüüd siin veebruari keskel peaks ta esimest korda okast laskma. Aga see tähendab seda, et ta peale selle veel 2 korda laseb okast. Nii et ainult kannatust ja seda sula, ma kardan, et seda sula ei tulegi. Suveks saame ikka lumemaast ära? No ma arvan küll. Kevad laseb metsavana sõnul ennast sel aastal meid oma tulekuga veel pikalt oodata. Nii ruttu ta ei tule. Ja ta venitab ja ma kardan et veel aprilli alguses ta võib veel ühe väikse nagina külma teha. Kohe on vastlapäev tulemas, et kas siin paljud ennustavad, et tuleb väikene sula ka, et vastlapäeval äkki saame lumememme ka teha, aga mis sina arvad? Vastlapäeval ta nibin-nabin ta teeb niisuguse väikse selle ka, et see võib-olla saab selle lumemummu kokku ka, aga see on üsna lühiajaline. Üks asi, mis veel tahan rõhutada, et praegu juba siin jäämurdja kapten ütles, et meri on jääs kihnu taha välja ja see hoiab külma ja see hoiab nii palju külma, et see on nagu külmkapi reservuaar, see hoiab hulka aega külma.